Otse-eetris mina olen Austin Westfall. Kiireloomuline teade Lähis-Ida sõja kohta. Meedia teatab. Iraani rakeet tabas Riedel Prince Sultani baasi Saudi Araabias, vigastades Ameerika sõdureid ja kahjustades mitmeid ZOA tankerlennukeid. Jätkame selle olukorra jälgimist kogu öö vältel. Meil ei ole konkreetseid andmeid võimalike ohvrite või sõjatehnika kohta, mis võisid selles hiljutises sündmuses pihta saada. Meiega on endine mereväe luureohvitser, analüütik ja Estrat podcasti saatejuht Hal Kemper. Hal Kemper tunneb Prince Sultani õhuväebaasi. Ja, ma tunnen seda kohta, ja. See on baas, ma mõtlen, see on baas, mida oleme juba pikka aega kasutanud. Oli periood, mil me seda ei kasutanud, see oli mõned aastad pärast 11. septembrit. Turvakaalutlustel viisime kõik oma asjad sealt ära, aga see on väga võimekas, väga tugev lennubaas. Me oleme seda kasutanud väga palju aastaid. Ja see on üks neist asjadest, kus Saudi araablased ja ZOA teevad väga head koostööd. Ja seda on alati peetud piisavalt tagalas olevaks baasiks, et seda peeti turvaliseks ja kaitstuks. Ilmselgelt on see ohutaju nüüd muutunud. Dave Brown WSJ-s toob välja numbrid. Tema sõnul sai Zekenira 10 sõjaväelast vigastada, neist 2 raskelt. Ootame selgust juhtunu osas. Hal, see tuletab meelde, et piirkonnas on palju seakuniva õhutõrjesüsteeme, kuid need vahendid ei tööta alati veatult. Praegu suudame kinni püüda üle 90% saabuvatest asjadest, kuid see tähendab, et 10% pääseb siiski läbi. Ja kui nad tulistavad palju, kui nad tulistavad 100 ballistilist raketti, tähendab see, et 10 neist tabab mingit sihtmärki. Ja loomulikult, sel juhul vähemalt 1 pääses läbi ja tabas PSAP-i. Nii palju kui ma aru sain, olid seal KC-135D-d, mis on suured tankerlennukid. Kui sa mäletad, siis juhtus katastroofiline sündmus ühe KC-135-ga, mis lendas, ma usun, et see oli Iraak, üle Iraagi lääneosa. See ei juhtunud väga ammu, aga need on tõelised tööloomad. Nemad hoiavad paljusid meie lennukeid, meie ründelennukeid õhus. Sa tead seda, eks? See võimaldab neid pikki sügavaid rünnakuid sellistes kohtades nagu Iraani idaosa või lõunaosa, kui tullakse põhjast. Ja seetõttu on nad tohutult väärtuslikud ressursid. See on midagi, mida me teeme ja teeme paremini kui ükski teine koht maailmas, kui rääkida õhus tankimisest. Aga teatavasti oli neid umbes 5, mis olid lennujaama platsil või rajal, kui rünnak toimus ja olid avatud. Nii palju kui ma aru saan, see info tuleb välja järk-järgult. Meil ei ole selle kohta veel mingit kinnitust. Vähemalt 1 lennukitest sai kahjustada, ma ei tea, kas see hävitati, aga mind ei üllata, kui meil on kaotusi. Ja ausalt öeldes, isegi kui 1 neist suurtest ballistilistest rakettidest tabab lähedale, võib see põhjustada üsna märkimisväärse mõju. See, mis juhtus Kuveidis, on hea näide sellest, mis juhtub, kui lõhke pea plahvatab meie vägede lähedal. Ootame ametlikku seisukohta Ameerika Ühendriikide relvajõududelt. Täna õhtul kuulasime sekretär Rubiot, kuna see sõda on jõudnud 5. nädalale. Rubio ütles, et Ameerika Ühendriigid võivad saavutada oma eesmärgid Iraanis ilma maavägedeta. Ta loodab, et operatsioon viiakse lõpule mõne nädala jooksul. Ta lisas, et hiljutine tuhandete vägede saatmine piirkonda on mõeldud selleks, et anda president Trumpile rohkem valikuvõimalusi. Kui oluline on omada valikut, omada võimalikult palju valikuid sellises võitluses? See paneb vaenlase sinu kavatsusi manööversõjas ära arvama. 2500 aasta taguse Sun Tzu filosoofia järgi on eesmärk vaenlane alistada ilma võitlemata. Ja kui sul on teatud võimed olemas, muudab see nende jaoks väga raskeks, mõnikord peaaegu võimatuks ette näha, kust sa järgmisena ründad. Ja see on miski, millest meie kasu saame. Püüame oma otsuseid kiirendada OODA tsükli kaudu. Jälgida, orienteeruda, otsustada ja tegutseda. Keskendudes alati sellele, et olla kiiremad ja tõhusamad selles, mida teeme. Meie luure- ja jälgimisressursid jälgivad nende tegevust koos Iisraeli ja teiste liitlastega, et teada saada, mis toimub koha peal ja mida Iraani sõjaline juhtkond mõtleb, et tabada neid ootamatult. Kui ma oleksin Teheranis, küsiksin endalt,
Kui 10 000 langevarjurit saabub, avab see mitmeid kasutusvõimalusi. Lisaks on kasutada 2 mereväeüksust. Vaatan Hormuzi väina saari, Harkivi saart ja kogu seda avatud rannikut ning küsin endalt, kuhu ameeriklased järgmisena ründavad. Huvitav on see, et sekretär Rubio ütleb, et võib-olla me ei kasuta maismaajõude ega saada vägesid maale oma eesmärkide saavutamiseks, kuid tegemist on maismaajõudude ähvardusega. Kui sa lähed tagasi aastasse 1999 sinna Balkani piirkonda, see oli ainus kord, kui Serbia puhul põhjustasime tõepoolest režiimi muutuse, kasutades ainult oma õhuväge. See ei olnud kiire režiimi muutus. Ma arvan, et see muutus ja siis 1,5 aastat hiljem, pärast seda, kui kõik oli lõppenud, siis toimus tegelik režiimi muutus. Nii et see ei olnud kiire sündmuste jada, aga kõik viitavad sellele, et kui poleks olnud maismaajõudude ohtu, maismaavägede ohtu, mis lõpuks muutus rahuvalvajateks koha peal, kui seda poleks olnud piisavalt survet selle režiimi muutmiseks. Ja ma arvan, et see ongi see, mida me praegu teeme. Me kasutame maismaavägede ohtu selleks, et toetada jõudu, mida rakendame õhust ja muude vahenditega. Et jätta selline mulje ja muuta nende mõtlemist öeldes, jah, nad ei ole praegu siin, aga nad võivad midagi teha. Ja konkreetselt viitan ma reididele ning vaatan erinevat tüüpi reide, mida võiks läbi viia. See võiks olla väga-väga destabiliseeriv autokraatliku valitsuse jaoks, nagu Iraani režiim. Ja president Trump on maadelnud aktsiaturuga, mis on nädalast nädalasse langenud. USA aktsiad lõpetasid sel nädalal oma halvimat nädalat alates sõja algusest ning see oli ka 5. järjestikune kahjunädal. Raul, kui palju võivad kodumaised majanduslikud raskused tegelikult mõjutada seda, mida me lõpuks lahinguväljal näeme? Põhimõtteliselt jälgin ma seda, mis toimub riigisiseselt bensiinihindade, aktsiaturu ja veel mõne muu näitaja osas. Ja ma ütleksin, et sellel on tohutu mõju, eriti selles valges majas. Pead meeles pidama, et see valge maja koosneb põhimõtteliselt ärimeestest. Paljudel inimestel seal on äriline taust ja seetõttu nad analüüsivad numbreid ja seda, mis toimub. Nad jälgivad sõja mõju majandusele ja teevad otsuseid selle kohta, milline olukord järgneb, mis on huvitav. Ma toon sulle ühe näite ühest väikesest asjast. Alguses, kui õhusõda alles algas, tabasime mõnda neist. Me tabasime neid kallite suure mõjuga süsteemidega ja me tabame neid siiani suure mõjuga relvadega. Aga me hakkame selleks kasutama märksa odavamaid relvi. See on osaliselt sellepärast, et meil on teatud piirkondades õhu ülekaal, nii et me saame lähemale minna ja kasutada teatud relvi, mida me varem ei saanud kasutada. Ma tean, et see kõlab imelikult, aga see muudab sõja kulud õhusamaks. Nad jälgivad väga hoolikalt sõja maksumust. Eriti kui sa tulistad $35,000 maksvat drooni alla $2 miljoni maksvat raketti kasutades. Siis hakkavad numbrid ajapikku rolli mängima. Enne kui läheme loen ühe uudise, Venemaa hädaolukordade ministeeriumi andmetel toimetati Iraani ravimipartii. Need saadeti Aserbaidžaani ja Iraani piirile Putini käsul. Kui me läheneme selle sõja 5 nädala piirile, Raul, kes on osutunud Iraani tõelisteks liitlasteks selles võitluses? Ma arvan, et Venemaa püüab olla liitlane. Sellel, mida nad teha saavad, on piir. Üks asi on see, kui saadate ravimeid, see on rahvusvahelisel tasandil praktiliselt aksepteeritud. Keegi ei hakka takistama ravimite sisenemist. See on lihtsalt üks neist kategooriatest, meditsiiniline abi. Genfi konventsiooni kohaselt on kõigel meditsiinilisel eristaatus. Punase risti või punase poolkuu märgiga eseneid ei tohi rünnata, sest need on mõeldud meditsiinilistel eesmärkidel. Punase ristiga esemeid ei tohi rünnata, sest need on meditsiinilistel eesmärkidel. See on rahvusvaheline seadus, see kehtib ka ravimite kohta. Tegelikult ei anna see mulle eriti lootust. Ja Aserbaidžaanil oleks kindlasti põhjus seda blokeerida lihtsalt sellepärast, et nad ei toeta Iraani. Aga mina näen seda teisiti, nagu ravimit. Ma arvan, et kõik lubavad sellel juhtuda, kuid Venemaal ei ole eriti midagi pakkuda. See on nende jaoks suur väljakutse. Ja mis on tõeliselt huvitav, on see, et Hiina on Iraani suur liitlane.
Nad hoiavad end põhimõtteliselt kõrvale, neil ei ole eriti midagi teha. Ja see on miski, mida kõik jälgivad. Tead, kogu see BRICS-i ülesehitus, see alternatiiv G7-le nii-öelda, kus sul on põhimõtteliselt Venemaa ja Hiina, Iraan ja Brasiilia loomulikult ning siis Lõuna-Aafrika Vabariik. Sellest ka nimi BRICS. Aga see on sellest suurem. See osutub tegelikult üsna tühjaks, kui rääkida konkreetsetest sammudest, mida võiks astuda oma liikmete toetamiseks või probleemide lahendamiseks. Sellises olukorras on Iraan põhimõtteliselt üksi. Al Kemper esitleb saadet The Strat. Kuulake Strati kõikjal, kus podcast'e saab kuulata. Aitäh! Aitäh, Austin!